see lugu on kirjutatud ühe poisi poolt, kelle nimi on Erik Kändler, kellega me tegime kunagi bändi nimega Somnambuul ja ma tahan kangesti teile seoses sellega rääkida ühe loo. Piinlik mul ei ole sellepärast üldse. Lugu oli siis selline, et tollel ajal umbes 7 aastat tagasi või 8 isegi olime Eerikuga parajad napsuvennad. Ja meile meeldis käia Euroopas reisimas niimoodi, sellepärast, et me olime looduskaitseorganisatsioonis ja siis, kui tuli välismaalt selline meil, et tead, meil on mingi loodussõprade kogunemine ja siis makstakse nagu see reis kinni ja siis saate sinna sõita. Ja siis me käisime. Mis mõttes? Me olime seal looduskaitseseltsis. Ei, mis alkoholembest, seda keegi ei tea, see on selline kõrvaline asi. Ega me siis üks ja välista teist. Ja siis ükskord tuli selline teade, et toimub islamimaade ja siis nagu Põhjamaade mingi kogunemine Soomes. Ja meie muidugi rõõmsalt panime ennast sinna kirja ja läksime sinna ja siis Soomes sadamast selgus juba kohe, et napsu ei tohi võtta seal. Pidime kohe peaaegu otsa ringi keerama. Aga ikkagi ei keeranud, sest et oli rahad olid maksnud ja alles lõpus sai selle piletiraha tagasi. Ja siis selgus tegelikult, et oli väga lõbus, sellepärast, et need igasugused mustad inimesed seal, mitte baas mõttes, vaid lihtsalt too naha värviga natukene, kes olid pärit siis Palestiinast ja ka Iisraelist ja Saudi Araabiast, Egiptusest, nemad olid meist väga vaimustuses, sest me olime natuke napakad. Ja me õpetasime neile, mäletan, puuetega laste laule ka. See oli üks sai selleks laagri hümniks. Kas teate seda laulsa? Ei ramsamsa, ei kudi. See sai selleks laagri hümniks. Mängisime iga hommik algas sellega. Toimus lipu heiskamine. Peale seda toimus ei ramsamsa. Ja siis loomulikult kõigest sellest meil ei piisanud. Meil oli kaasas üks 3. vend, kelle nimi on Allan Kokota. Võib-olla keegi teab teda. Tema on see tõeline looduskaitse siis või kes ehitab praegu põhust maju ja meil oli komme siis iga õhtu Allanile teha üks vimka, kui tema läks varaku magama ja siis alustasime niisugused lihtsast asjadest, me panime näiteks talle ööseks pastakad ninna. Siis tegime pilti ka ja siis üks oli see, et panime talle kasti pähe, niisugused tavalised pappkastis, ta magas kast peas. Siis ühe korra panime ta sokid mikrooni. Et mõtlesime, et ajame kuumaks, et paneme jalga äkki ta ehmatama ja siis läksid augud põlesid sisse. Ja siis ükskord me panime konnavoodisse talle. Aga viimane asi, mis me tegime, ei olnud võib-olla ka kõige viimane. Me varastasime talt ära tema trussikud. Tal oli mitu tükki. Meil olid sellised maanaisa trussikud, sellised valged, suure püksi jaguga. Ja meie siis niisugune tore arulage mõistus mõtles, et jube tore, et iga hommiku Soome lippu heisati ja võeti maha. Nagu pidulikult kõik pidid kell 9 üles, kell 8 ja kõik läksid sinna. Ja me siis mõtlesime, et jube tore oleks, et me võtame need trussikud, tõmbame sinna üles. Me kirjutasime sinna peale Viva Las Vegas. Ma ei tea, mis seos või mis igatahes naljakas oli, ma olime seal käed, Viva Las Vegas kirjutasime peale. Ja siis mõtlesime, et tõmbame need trussikud nüüd sinna vardasse, et hommikul siis tõmmatakse alla, et juba naljakas on. Aga me kavalad poisid sidusime selle nööri niimoodi lahti, et me sidusime trussikud ühe nööri otsa külge. Ja siis hakkasime teisest sikutama. Tegelikult seal lipul käib niimoodi, et see nöör käib ringi, et saad selle lipu alla ka. Ja siis me tõmbasime selle poole peale sinna. Ja siis mõtlesime, mis nüüd nagu, et see on nagu püha asi, et hommikul, et see lipp heidati, et tõenäoliselt hommikul kutsutakse, ma ei tea, mingi tuletõrje auto, et seda alla saada ja hull paanika tekkis meil nagu, et niisugune ahastus, et muidu oleks niisama naljakas olnud. Ja siis me olime paanikas, mõtlesime, visatakse laagrist välja ja mingi õudsad jamad ja siis me läksime, seal all oli üks kuur ja me läksime, alguses proovisime ronida ja siis me libisime seal kogu alla, kordame ette proovisime ja siis libisime ikka alla. Ja siis me läksime kuuri ja me ehitasime, seal olid suured lauajupid, me ehitasime, peaaegu võib-olla, natuke ei puudu sellest laest, siin ehitasime puudest, niisugustest puujuppidest, niisuguse pika asja, nagu naeltest lõime kokku ja kividega lõime. 4,5 tundi ehitasime seda. Ja see oli veel niimoodi, et see kuur oli nagu peaaegu keset seda niisugust ridaelamu boksi, kus need inimesed magasid. Iga kord, kui me kiviga lõime, siis kivi kajas niimoodi. Seal kõikide need inimesed, aga keegi järganud üles. Ühesõnaga 4,5 tundis me siis ehitasime seda seal, meie oma nalja võtsime alla. Ja siis lõpuks, kui me selle nalja saime sealt alla, siis me oli siukene süda jälgus. Ja siis lõpuks loomulikult me tegime nalja, et me sidusime selle nööri korralikult üles, tõmbasime selle üles, siis hommikul ootasime põnevaid asjaga. Mis siis juhtus, loomulikult võeti need trussikud alla, siis see tüüp vaatas neid trussikuid, pani need trussikud kõrvale, pani lipu tõmbas üles ja sellest ei rääginud mingi sõna, tõmmati lipp üles.
Siuste nägu. Aga see on üks parimaid seikasid sellest ajast. Aga nüüd tuleb siis laul, mis on selle poisi poolt kirjutatud. Tähendab, mina kirjutasin sõnad ja viisi kirjutas see mees, kes siis pakkus välja, et paneme sinna Viva Las Vegas.